Miks on Eestis nii, et osad tajuvad, et on maksulehmad ja kui ühel hetkel enam magusad maksupiima ei anna, on nende koht tapamajas? Uurimegi Monika Haukanõmmelt, kas väärikas vananemine on Eesti ühiskonnas luksuskaubaks? Võib nii öelda küll, sellepärast, et meie seaduste järgi, kui inimene on jõudnud pensionikka ja ta enam iseendaga toime ei tule, siis on see jäetud inimese enda otsustada, kuidas ta seda siis korraldab, kas seda teevad lapsed, lapselapsed või sa palkad kellegi hooldaja endale. See on jäetud tegelikult inimese ja tema perekonna õlule. Ja seda ei saa nagu väga õiglaseks pidada, seda enam, et kui inimene on terve oma elu teinud ausalt tööd ja makse maksnud. Et siis on ju igati loogiline, et me eeldame seda, et kui inimene vajab abi, siis ta ka seda saab. Et kindlasti ei pea see abi olema ju selline, et kõik saavad nagu ühtemoodi ja võrdselt. Vaid, et kui sa oled hädas, sul on olemas hinnatud vajadus näiteks, et kas siis kodus toimetulekul või on see siis asutuse hoolduses, näiteks hooldekodus või vajab abi üldse omaste hooldaja, kes siis aitab eakat, et siis peaks abivajaduse korral tulema omavalitsus, riik appi. Praegu see nii ei ole ja tihtipeale küll öeldakse inimestele, et pöördu omavalitsuse poole, sul on see õigus. Aga me ju teame, et inimene on tegelikult nõrgemas positsioonis ja see, et ma lähen küsima omavalitsusse, on tihtipeale tõsine eneseületus ja katsumus, sest Eesti riigis kahjuks on nii, et abi saavad need, kes on tegelikult tublimad või kõvahäälsemad, aga mitte need, kes tegelikult abi vajavad. Ja see on täiesti valesti ja seda tuleb muuta. Võib-olla võib tõdeda, et 2 sajandi eest välja kujunenud industriaalhuvidel põhinev sotsiaalne korraldus pikas perspektiivis ei ole enam jätkusuutlik ning leida tuleks uusi lahendusi. Kindlasti tuleb, et kui Bismarck selle tõesti 200 aastat välja mõtles sellise pensionisüsteemi, siis elasid inimesed hoopis teist moodi, teise elupikkusega, et see vajab kindlasti kaasajastamist ja järjest rohkem inimesi, nagu me teame, vananevas ühiskonnas jõuab ka pensionikka ja elab järjest pikema oma elu ja ka siis abivajaduse või kõrvalabivajadusega, mitte iseseisvalt. Mis tähendab seda, et me peamegi muutma sellist inimesest endast lähtuvat abi saamise meetodit. Et üheks võimaluseks on see, et me ikkagi ütlemegi, et selleks, et inimestele abi pakkuda, tuleb panna kokku erinevad ressursid, ehk siis inimese enda ressurss, näiteks pensioni näol, omavalitsuse poolne ressurss, näiteks koduabistaja näol ja riigipoolne ressurss, näiteks hoolduskindlustuse näol, pluss riigipoolne ressurss, näiteks Tervisekassa uue nimega või siis praeguse nimega Haigekassa näol, kes siis tasub näiteks tervisekulud. Et ainult nii on meil võimalik seda väärikat vananemist tagada, sest ei saa pidada väärikaks seda, kui inimene ei saa seda teenust, mida ta vajab, ta näiteks vireleb kodus, kuigi ta vajaks ammu juba näiteks asutuse hooldust, või kui me sunnime lähedasi, lapselapsi tasuma teenuse eest, mis käib neile üle jõu. Eks selliste valikute ette inimesi ei tohi panna, mis tähendab, et tulebki mõelda uutele lahendustele, millest ei ole tahetud rääkida tegelikult viimased 15-20 aastat, on hoolduskindlustus. Mis võimalused on täna, et kohe olukorda lahendada? Muidugi kohe nüüd ja praegu ei saa olukorda muuta. Et see nõuab väga selget poliitilist otsust. Et me liigume sinna poole, et perede hoolduskoormust ja ka rahalist koormust me hakkame vähendama. Aga see ei tähenda seda, et me peame seda pakkuma kõigile, nagu on näiteks sotsiaaldemokraadid välja pakkunud, et igale eakale hooldekodu koht. Et iga eakas ei vaja hooldekodu kohta. Aga see, kes vajab, peab seda saama ja selleks on vaja koguda ju raha. Et me mõistame ju seda, et kuskilt peab raha tulema. Ja uusi makse me loomulikult ju ei taha kehtestada, hoolduskindlustusmaksu näiteks, vaid me peame ütlema, et me peame need ressursid leidma olemasolevate maksude baasilt. On see siis näiteks sotsiaalmaksust, on see tervisekuludest osaliselt või näiteks töötuskindlustusmaksest
jah, me kogume seda praegu natuke teisel eesmärgil, aga kui me oleme poliitiliselt selle konsensuslikult leppinud kokku, siis ma leian, et see on tegelikult ära tehtav järgnevate Riigikogu koosseisuga.